Oi, tere! Noh, kuidas läheb? Ai, minul läheb hästi. Ma käisin eile teatris. Tõesti, mida? Ma käisin Draamateatris üks kord Liibanonis vaatamas. Täiesti soovitan. Olen seda kuulnud. Pruuli tehtud. Just. Kuule, mul jääb see pilk selle meie toimiku peale, nende kaante peale, et tegelikult ma ei olegi nii põnevat toimiku kaant näinud nagu see siin. Et see on väga kütkestav, aga sisu mitte sendigi eest, et selles suhtes väga hea. No minu jaoks on just see sisu kütkestav. See lehmapilt ei ole minu jaoks nii silmatorkav. Aga ma mõistan sind. Aga igal juhul on sinuga tore koos olla nagu alati ja ma arvan, et meil tuleb igati põnev 1,5 tundi. Jaa, eks me pärast lähme käime kohvikust läbi. Seda ka kindlasti. Tervist. Ja, just Ulrich von Kremerit ootasime. Olen õiges kohas. Just. Siin on isegi koht härra Kremeri jaoks. Nii et Siin on siis nüüd see mingi kohus, jah? Just, see on kohus. See on kohtusaal. Te olete kohtunik? Mina olen õnneks prokurör. Teid ma pean kartma, jah? Ei pea kartma. Mina räägin teile, mis on õige. Aga praegu meil kohtunikku ei ole, nii et võib täiesti vabalt ennast tunda, nii et... Ja öelda tundke vabalt, kui sind on kohtusse kaevatud. Mul oli seal... Tervist. Tere. See Mäeküla mõis oli seal mul ja seal siis oli niimoodi, et üks Kuuekandi talumees Tõnu Prillup oli, seal oli tal üsna kehva elamine ja värk oli tal seal. Naine ja 2 last, naine suri ära ja siis tal see naise õde tuli, see oli siis see Mari, sinna tuli neid lapsi hoidma. Ma vaatasin, et väga vilets elu seal neil ja oleks nii kahju, et pakkusin seal Marile siis mõisast üht-teist tegemist ja toimetamist, et oleks elu ilusam sissetulekut. Prillupile ma andsin selle piimaäri kõik andsin majandada ja aga see Prillup külmus surnuks, ja see Mari jooksis linna ära. Miks ma siin olen? Ma tahaks seda Marit, muidugi näeks, Mari on ka siin. Ma pole teda ammu näinud. Oi, Tõnu. Tere, Tõnu. No. Aga tõepoolest, kus meil kannatanu on? Kus on? Kannatanu on lubanud tulla. Natuke on veel aega. Ei no lubanud küll, aga siin teda ei ole, ma ei näe teda kuskil, et meil jääb siis täna äkki see kohtupidamine üldse ära. No ära looda. Igal juhul on kannatanu mulle kinnitanud, et ta kindlasti ilmub kohtuistungile. Aga siis oleks õige minna teda otsima, ma arvan. Teie küll palun mitte. Teadagi, et kaitsja sooviks objektiivsust kuidagi kallutada, aga ei. Ootame ta rahulikult ära. Aga mingid sammud kuskilt kõlavad? Küllap ta siis tuleb. Tundub, et naise sammud. Mari! Tervist! Tere, Mari! Ei ole ammu näinud. Tule võtta istud siin. Siia samasse võib istuda. Ei. Meil on ikkagi kohtuistung, käib reeglite järgi. Palun, Mari Prillup, kannatanu istub prokuröri juures. Ja teie palun sinnapoole. Olgu, teeme nii, nagu siin kord on. Sa selle peale mõtlesid, mis meil poole... Tõnu Prillup võib tulla siia. Härra Kreemer. Võtame siis istet, et olla prokuröri meele järgi. Jaa, see oleks küll hea, kui kaitsja on prokuröri meele järgi, aga tõuseme püsti, kohus tuleb.
tere õhtust, palun istuda. Kuidas sellest tunda, et käsi väriseb veidike? See oli tegelikult läinud aastasaja viimase veerandi täiesti lõpus. Päike oli taevapõlvil juba nii madalale langenud, et õieti suurt midagi enam valgustada ei suutnud. Ega ei olnudki väga vaja valgustada. Me istusime kursavennaga ühes baaris, jõime veini ja arutasime elu. Kursavend oli väga hea uurija, mina olin siis juba kohtunik. Ja kursavend, nagu ikka omavahel istusime, siis ikka väike selline nokkimine käis. Ja kursavend ütles, et teil on imelik elu kohtunikel. Te olete nagu vaalaskalad. Te sööte ju planktonit, suu lahti, kõik, mida teile suu topitakse, seda vaid te sööte. Ja mina ei osanud talt muud küsida algul, kui et aga kas oleks parem, kui kohus oleks haikala, kui ta tormaks mööda riiki ringi ja otsiks endal ise süüa. Nii me seal siis mõnusalt istusime ja arutasime seda elu. Ja ma tunnistan, et tol ajal ma poleks iial arvanud, et võimalik on ka mingisugune muu variant. Et juhuse tahtel on võimalik mul 5 aastat pärast pensionile minekut olla taas kord kohtunik ja kohtulaual ei ole üldsegi midagi sellise inimeste argielu planktoni sarnast, vaid täiesti vastupidi, midagi ääretult väärtuslikku meie kultuuri varamust. Avan tänase kirjanduskohtu istungi kohtuasjas number 1 ja meil on kohtu all siis Ulrich von Kreemer ja Tõnu Prillup väga paljudes ja väga erinevates süüdistusasjades. Kohtuistungile on saabunud meil süüdistatavad Ulrich von Kreemer, igaks juhuks võiks püsti tõusta, rahvas nagu näeb. Ja siis on meil kohal ka süüdistatav Tõnu Prillup. Ja nende kaitsja Steven Risto Evestus. Ja meil loomulikult on kohal kannatanu. Meie kaitsja. Ja loomulikult oleks pidanud alustama sellest, meil on kohal lugupeetud prokurör Maria Mägi. Tervist. Aga lisaks sellele on meil õnneks kohale tulnud ka väga kvalifitseeritud vandekohtu koosseis, et mul on rõõm tõepoolest teid kõiki tervitada, teie töö saabub kusagil mõne aja pärast. Lugupeetud süüdistatavad, kas te olete süüdistusakti kätte saanud ja kas kõik, mis seal kirjas, on teile arusaadav? Ulrich von Kreemer. Mina või? Ja. Olen kätte saanud, aga arusaadavat ei ole seal midagi. Pilt selge. Prillup, kuidas teiega lood on? Jah. Selge, palun istuda. Nii, nüüd on enam-vähem asi nii kaugel, et võime minna päris nagu sisu juurde. Sõna on prokuröril, kirjanduslik, süüdistuslikuks avakõneks. Palun. Suur tänu, austatud kohus. Loen ette kirjandusliku süüdistusakti Ulrich von Kreemeri ja Tõnu Prillupi tegude kohta. Käesolevas kohtuasjas on Mäeküla mõisahärrale Ulrich von Kreemerile esitatud süüdistus selles, et tema 1911. aasta suvel pani Mari Prillupi suhtes toime karistusseadustiku paragrahv 153 lõige 1 järgi kvalifitseeritud teo, seksuaalse ahistamise. See tähendab tahtevastase seksuaalse iseloomuga teo, mis alandas Mari Prillupit
tekitas temas alaväärsust ja põhjustas sügavat hingelist läbielamist. 1911. aasta suvehakul, kui Mari Prillup teostas Mäeküla mõisa Häärberis aknapuhastustöid, sisenes von Kreemer ootamatult ruumi, seisis mõjuvõimu omava isikuna töötajale lubamatult lähedal ja esitas eraelu puudutavaid küsimusi, mille esitamiseks tal tööandjana puudus mis tahes mõistlik vajadus või õigustatud huvi. Minu kodu, ma ei pea seal, Nagu ma mingit näiteks- tööandja ei olnud, see on minu kodu, ma võin kodus Kaitsja, palun kutsuge. Vabandust, ärge segage. Näiteks küsimused, kust Tõnu Prillup Mari üldse tõi, millal Tõnu ja Mari pulmad olid, või siis küsimus, aga Tõnu lapsed ei hüüa sind ühti emaks, või siis selline intiimne küsimus mehe-naise suhete kohta, no kas ta su vastu ka hea on? No täitsa võõras Kui inimene Mari minu majas Prillup peseb aknaid ja tööandjast eemaldumiseks kõrgemale Muidugi ma küsin, retelile kes ta tahab. tõusis, siis von Kreemer jälgis kannatanu keha ilmselge seksuaalse huviga, saades vaadatust emotsionaalse naudingu. Sama aasta ehk siis 1911. aasta suvel teostas Mari Prillup Mäeküla mõisa Häärberi magamiskambris koristustöid teadmisega, et von Kreemer puhastatavates ruumides ei viibi. Ajal, kui kannatanu oli keskendunud nuustikuga põranda pesemisele, võtnud sisse selleks vajaliku tööasendi, toetudes põrandal põlvedele ja kätele, pea, käsivarred ja kael poole rinnani paljad, ihu higine, pringid sääremarjad katmata, sisenes ootamatult von Kreemer. kõik naised Haaras pesevad niimoodi äkilise põrandal. liigutusega kannatanul kurgu alt, hepitas 2 kaelavaokest pihus ja mudis neid pöidlaga. Von Kreemer sai Mariga kehalisest kontaktist seksuaalselt innustava elamuse. Mari aga hoopiski sisemise alanduse ja teadmise, et ta keha on objekt. Ta Sellega naeris Ulrich selle von peale, Kreemer ta naeris selle peale. kasutas oma mõjuvõimu tööandjana ja elukoha rendileandjana, sooritas Mari Prillupi suhtes tahtevastase seksuaalse iseloomuga akti, millega põhjustas Marile hingelisi läbielamisi, alaväärsustunnet ja hirmu ja teadmatust enda ja oma pere tuleviku suhtes. Süüdistus inimkaubanduses. Karistusseadustiku paragrahv 133, lõige 2, punkt 7 alusel. Ulrich von Kreemerile ja Tõnu Prillupile on esitatud süüdistus selles, et nad 1912. aasta septembrikuus, kui Kruusimägi oli sügisel pisut enam põlles, sõlmisid 2-poolse tingimusliku tähtajaga tasulise kasutuslepingu, mille alusel Tõnu Prillup andis nõusoleku Ulrich von Kreemerile oma abikaasa Mari Prillupi kasutamiseks eesmärgil, et härra saaks emotsionaalseid hüvesid eelkõige õhtusel ja öisel ajal intiimse iseloomuga teenustest tunneks rõõmu. Selle eest tasuna kohustus Ulrich von Kreemer Tõnu Prillupile andma rendile Kuru koha, määrama ta Mäeküla piimamehe ametisse ning loobuma Prillupi 6. koha rendivõla sissenõudmisest. Lepingu tingimuslikuks tähtajaks oli, kuni Marist on Kreemerile rõõmu. Von Kreemer kavandas Tõnu Prillupiga tema seadusliku naise kasutusõiguses kokkuleppimist väga pikalt, alates 1911. aasta suvest, just peale seda, kui ta oli Mari kaela kurdu pihus hoidnud, kuni 1912. aasta kevadeni,
mil vastava ettepaneku siis Prillupile oma kabinetis esitas. See abielu neil fiktiivne, ega see ei olnud mingi, ta ei olnud seaduslik. Härra Kreemer, teie aeg tuleb. Okay. Kreemer kaalutles, arvestades enda ja Prillupite majanduslikku ja sotsiaalset positsiooni järgmiselt. Muidugi peab temale meelehead mõistma, aga nad ei ole ju mitte nõudlikud siin looduse rüpes. Liiatigi need seal saunades, eriti need siin Sooveerel, kes kirikusse minnes üksteiselt kingi ja rätte laenavad. Ja kinnitas endale, ei, Ulrich, sa pead talitama kui aumees, pead Tõnuga lihtsalt kokku leppima ja vool. Ja jätkas, ja üle pea, Ulrich, ära ole naljakas, ära tingi. Määra neile, mis nad õnnelikuks teeb, õnnelikuks ja tänulikuks. Tõnu Prillup asus oma verinoort abikaasat, keda nimetas enda 3. lapseks, painutama härrale intiimteenuste osutamisega nõustumise suunas. Tõnu Prillup kasutas ära Mari noorust, soolist kuuluvust, sõltuvust temast kui abikaasast ja kadunud õe Leenu väikestest lastest. Nii selgitas Tõnu Marile, kui meil pailu piima peab olema, siis tee aga, mis mõisavana imustab. Siis võime piima sees ujuda ja või sees püherdada. Tema võtaks Jaani, see tähendab Kuru Jaani, käest piimad ja annaks meie kätte. Kontrahi lubas teine. Hea mees, nimetas Prillup Kreemerit. Hea mees lubas kohe kirjutada. Kuru saaks meie kätte. Kuna Mari oli murdumatult vastu, pidas Tõnu plaani teatada Kreemerile lepingu sõlmimise võimatusest, kuid ei julgenud siiski. 1912 suvel Heinasaos juhuslikult kohtudes mõjutas Kreemer Prillupit lepingut sõlmima ilma Mari nõusolekuta. Vastavalt pealtkuulamise protokollile toimus järgmine kõnelus. Kreemer küsib, ei saa taha siis Ollendreks ehk piimameheks hakata. Prillup vasta, tahaks ehk viimati koa. Või mina siis see olen, kes viimase sõna ütleb. Kreemer küsib, kas siis Mari ei taha. Prillup vastu, nii ta vist on. Küll aga ei lähe Kreemerile absoluutselt korda, kas Mari on nõus või mitte. Ulrich von Kreemer lihtsalt ei pidanud vajalikuks Mari kui naise nõusolekut ja mõjutas Tõnu Prillupit tegema julget otsust mehena. Peale Kreemeri Heinasaos kohtumist hakkas Tõnu intensiivsemalt eesmärgipäraselt Marile survet avaldama, rääkides talust, veskikohast, et jalga omale pinnale toetada ja lõpetades küsimusega. Noh, Mann, kui ta oleks? Millele Mari vastas, miks mitte linna? Kuigi Prillup kasutas meelitamiseks kosivat naeratust, siis ütles Mari ikkagi selge ei ja kinnitas, et ta soovib hoopis linna. Tõnu Prillup seepeale muutus veelgi intensiivsemaks, toonitades Mari lootusetut ja madalat sotsiaalset positsiooni. Tule taevas appi, ütles Prillup. Kas sa siis ei näe, et ta, pidades silmas Kreemerit,
sind imustab, et ta sind omaks peab. Ilm tüdrukuid täis, aga ta tahab sind, üksi sind. Kas sa siis ei oska lugu pidada? Kas sa siis ei tea, kes on tema ja kes oled sina? Tõnu Prillup tegi nõusoleku saamiseks Marile ka rahalise pakkumise. Ta lubas tulevase müügikasu mõisa vasikate müügi pealt tervena naisele. See võivad sellega teha, mida süda iganes kutsub esimesest päevast peale. Tõotas kannatanule võikasust kindla osa naela pealt. Seegi Mari tegelikku tahet ei murdnud. Ja Tõnu Prillup hakkas Mari painutamiseks kasutama vaimset vägivalda. Teda naise ja perenaisena alandama ning hirmutama sellega, et Tõnu kannatuste köiel on ka ots ja see võib vuhisema hakata, kurjaste vuhisema hakata. Et vanasti olid kõik seeliku kandjad saksa päralt, võttis, keda imustas ja keegi ei tõrkunud vastu. Nooriki oli enne tema ja siis alles oma mehe naine ja ühelgi ei olnud valida, kas saks noor või vana, nägus või inetu, aga kus meie Maril nina püsti ei kõlba. Prillup oli valmis kasutama ka füüsilist vägivalda, proovides sõnade asemel hoopiski kätega seletama hakata, et nii kinnitada, et selleski asjas aina tema käsk majas peab maksma. Tõnu haaras kapsapõllul Mari löömiseks hea madjaka pihku, kuid nähes oma lapsi Annit ja Jukut istumas Mari jalge ees, jäi füüsiline väärkohtlemine katse staadiumisse. Kuigi Mari tahet ei suudetud murda, siis tema mitme kuu pikkuse painutamise tulemusel ja Prillupi haigestumise kõrge palaviku järgi läks Mari Prillup Mäeküla Häärberisse Kreemerile rõõmu pakkuma. Ja sellest alates oli Mari ekspluateerimisolukorras ja sellega oli meeste inimkaubanduse tegu lõpule viidud. 1912 ilusal suvelõpupäeval sõlmisid von Kreemer ja Tõnu Prillup lepingu Mari Prillupi tasu eest kasutusse andmiseks, mis on meil asitõendina ka käes. Tõnu Prillup võttis Mari kasutusse andmise eest vastu Kreemerilt ka lubatud tasu ja oli lillakriimulise lepinguga ülimalt rahul, mida kinnitab asjaolu, et Tõnu Prillup nimetas Kruusimäe saunakohti mutikoobasteks, sajatades valjuhäälselt Kruusimäe nõlval: teie teised, aga tuhnige mulda, mis ei elata ega sureta, orjake mõisa ja sööge silku igaveste. Prillup oli püsti rahul, Tõnu ei kahetse, Tõnu tähendab nüüd midagi. Kreemer andis lepingu eest raha, et Tõnule sai Hollanderina tuliuued mustad saapad, uued riided, et ta ei näeks välja nagu Mats. Hobuse andis aiste vahele ja hea vankri, samuti piimariistad otse Tündersepalt. Teise äriaasta jõulukuu maksupäeval oli Prillupi nägu aga tõmbunud hapuks ning avaldas von Kreemerile suulises vormis soovi lillakriimulise lepingu lõpetamiseks. Kreemer ei nõustunud ja asus Tõnu majanduslikult survestama, küsides, kas sul ehk piimadest enam meelehead ei olegi. Minu arust ei peaks sul kedagi kahetseda olema, ütles Kreemer. Sa võiksid enesega üsna rahul olla. Iga teine mees sinu asemel oleks niisama teinud. Aga Prillup vastu. Ma olin siga. Ma olin suur siga.
Järelikult hakkas Prillup kahetsema oma tegu ja prokurör palub seda kindlasti ka arvestada. Paastugu esimesel maksis Prillup Kreemerile raha ja soovis taas lepingut lõpetada. Öeldes, härra võiksid nüüd niisamati leppida, ilma temata. Kreemer aga jätkas koheselt majanduslikku mõjutamist. Kas tahad siis piimad käest ära anda? Kreemer tegi Tõnule pakkumise lepingutasu tõsta. Ma ostan lehmi juurde. Sa saad raha juurde. Ikka meelitas Kreemer Prillupit rahaga. Seega, austatud kohus, Ulrich von Kreemer kasutas ajavahemikust 1912 september kuni 1915 aasta lõpuni Mari Prillupit korduvalt intiimsete teenuste ja seksuaalse alatooniga hüve saamiseks nii Mäeküla mõisa Häärberis kui ka linnas oma poissmehe korteris. Ulrich von Kreemer kasutas ära Tõnu ja Mari Prillupi majanduslikku sõltuvust temast kui Mäeküla mõisamaade omanikust, teades, et nende perekonna toimetulek ja heaolu sõltub otseselt just temast. Sellega pani Ulrich von Kreemer ja Tõnu Prillup toime karistusseadustiku paragrahv 133 lõige 2 punkt 7 järgi kvalifitseeritud süüteo inimkaubanduse, asetades kokkuleppel Tõnu Prillupiga intiimse iseloomuga hüve saamise eesmärgil Mari Prillupi olukorda, kus ta oli sunnitud tegutsema von Kreemeri huvides tavapäratutel tingimustel, täitma endale vastumeelset kohustust, kasutades ära Mari haavatavust kadunud õe Leenu väikeste laste pärast. Tegu pandi toime isikute grupi poolt, milles osalesid Kreemer ja Prillup. Austatud kohus, Mari Prillup on esitanud ka tsiviilhagi Ulrich von Kreemeri vastu perioodil 1911 suvi kuni 1915 lõpuni Kreemeri poolt oma au ja väärikuse alandamise eest moraalse kahju hüvitamiseks, mille korvamiseks soovib kannatanu, et kohus mõistaks tema kasuks Kreemerilt välja Mäeküla mõisa 1/2 mõttelise osa omandi ja Mari Prillup soovib seda eesmärgiga anda see üle Tõnu Prillupi ja tema kadunud õe Leenu pojale Jukule kasutamiseks. Ja samuti soovib ta valurahaks ka Kreemerile kuuluvat poissmehe korterit selleks, et see anda üle Prillupi tütrele Leenule. Süüdistajal on teada, et ka Kuru Jaan on esitanud tsiviilkohtusse tsiviilhagi Kreemeri vastu võlaõigusseaduse paragrahv 115 ja 127 ja 1045 alusel, kuna 1912 sügisel mõisa Häärberis ütles Kreemer õigusvastaselt erakorraliselt üles Kuru Jaaniga Mäeküla piimamehe ametilepingu ja Kuru Jaani koha rendilepingu, alandades Jaani au ja väärikust häälekalt sõnadega. Täna Jumalat, et ma sind juba kanna pealt minema ei kihuta oma krundist ja kasi mu silmist lurjus. Andes valduse üleandmiseks tähtaja kevadeni. Kuru Jaan teadaolevalt oli 9 aastat Mäeküla piimamees olnud, algas pasteldes, nüüd saabastes ja 2 aasta pärast plaanis osta Karja mõisa, kuid Kreemeri poolt õigusvastaselt piimamehe ja Kuru lepingu lõpetamise tõttu Kuru Jaani äriplaan ei õnnestunud ja ta jäi oodatavast tulust ilma. Otsene kahju tekkis ka piimariistade tarbetult seismisest.
Ka Kuru Jaan oma tsiviilhagis, mida me siin kohtus ei aruta, aga lihtsalt teadmiseks, nõuab Mäeküla mõisa 1/2 mõttelise osa omandi üleandmist ja on kinnitanud, et kavatseb seda mõisa kasutada ja mõisa lõpuks ka korda teha koos Juku Prillupiga. Tsiviilhagi tagamiseks on kohtueelselt seatud Mäeküla mõisale kohtulik hüpoteek. Austatud kohus, ma palun võtta vastu ka tõendid, mis tõendavad esitatud süüdistust. Tõenditeks on kannatanu Mari Prillupi ütlused, süüdistatava Ulrich von Kreemeri ütlused, süüdistatava Tõnu Prillupi ütlused, Tõnu Prillupi ja Ulrich von Kreemeri vahel sõlmitud lillakriimuline leping, lepingu kohta tehtud käekirja ekspertiis, Eduard Vilde avalikkusele esitatud seletus, pealtkuulamise protokollid. Austatud kohus, kõik need tõendid on kogutud ühte toimikusse, mille ma annan siis üle peale kaitsja seisukoha ärakuulamist. Aitäh. Kreemer ja Prillup, kas te tunnistate end süüdi? Väga lühidalt. Milles? Kõiges selles, mida praegu lugupeetud süüdistaja teile ette heitis. Võimatu süüdi tunnistada. Selge, Prillup. Olin siga. Olin suur siga. Selge. Väga õige. Annan sõna kaitsele. Avakõneks. Ja aitäh, austatud kohus. Ma julgen arvata, et see just, mis siin kohtusaalis toimus, oli nüüd selle tänase kohtuistungi süngeim osa, sest et kõike sellest kohtutoimikust esitati meile kokkuvõttena üsna tumedates värvides. Tegelikult on kogu see toimik täis erinevaid tegevusi, mida saadab tegelaste üksmeel, rõõmusmeel ja seda kõike me kindlasti kuuleme täna siin ka kohtusaalis. Mind hämmastab selle süüdistuse ülesehituse puhul seda, et kui me oleme ajas rännanud 100 aastat edasi ja võtnud meie tänase päeva reeglid luubi alla, siis järsku tänasel päeval me näeme, et kogu see lugu on täis tahtevastasust, haavatavustseisundeid, inimväärikuse alandamist, et seda kõike pole tegelikult aset leidnud. Ja ma julgen nimetada, austatud kohus, et me jõuame täna selle arutamisega sinnamaani, et me võime nimetada seda lihtsalt 3 inimese vabal tahtel ja nõusolekul tekkinud armu kolmnurgaks. Ja ma arvan, et ka tänasel päeval meie ühiskonna taluvuspiir peaks olema selline, et me suudame selle alla neelata ja inimeste sellist nõusolekuvabadust ja tahtevabadust austada. Nii et ma loodan, et nii Mari Prillup kui ka minu kaitsealused saavad täna sõna ja mina saan omakorda kinnitust oma väidetele. Nii et vaidlen täies mahus sellele esitatud süüdistusele vastu ja kindlasti on minu sooviks see, et sama õigete meestena, nagu mu kaitsealused siia saali tulid, siit ka väljuvad. Aitäh! Suur tänu! Nii, nagu me nägime, prokuröril oli terve rida tõendeid, aga selles asjas on kahetsusväärselt juhtunud, et Eduard Vilde on toimiku materjalid rahva hulka laiali lasknud. Ja mul on seetõttu prokurörile küsimus, et kas me saame kuidagi piirata tõendite uurimist, et kas on võimalik ja sama küsimus ka kaitsele, kas me võime kuidagi arvestades öeldud toimida veidi säästlikumalt. Austatud kohus, kõigepealt ma annan üle toimiku. Möönan, et tõepoolest käesolevas asjas on äärmiselt pikalt toimunud eeluurimine, aga see asi on ka seda väärt. Ja Eduard Vilde poolt, jah,
kahetsusväärselt, aga ma olen selle üle väga rõõmus, avaldatud kogu toimik juba aastal 1916. Ja nii kaua on siis see asi olnud ühiskonnas teada, aga me oleme seda vaikivalt lihtsalt aktsepteerinud. Täna ma ootan väga, et me siiski võtame lõpuks ka seisukoha ega kuula kaitseettepanekut, et me peaksime taluvuspiiri leppima sellega, et naise tahe ei maksa midagi. Austatud kohus, selles toimikus on tõesti koos kõik tõendid, mis on eeluurimisel kogutud ja nagu ma enne nimetasin, on siin siis ütlused, pealtkuulamise protokollid ja loomulikult Eduard Vilde avalik seletus. Ma annan selle üle kohtule. Ma ei ole iial näinud nii hästi köidetud toimikut, aitäh. On ka vaeva nähtud. Samuti on õnnestunud eeluurimisel saada kätte ka lillakriimuline leping, mis on sõlmitud süüdistatavate Ulrich von Kremeri ja Tõnu Prillupi vahel. Ja vabandust, ma tahtsin kohe seda öelda, et see on väga hea, et te loete selle lepingu ette, et see on tõesti ka kaitsesoov, et see leping siin kõlaks, sest see on üks kõige naljakam leping, mida üldse kaitsesilmad näinud on. Jah, vähemalt kaitse saab siis natuke naljagi. Pealkirjastatud on ta kontraht, sellepärast et koostatud on see leping Ulrich von Kremeri omakäeliselt. 1912. aasta põimukuul mina, Mäeküla mõisahärra Ulrich von Kremer, määran Tõnu Prillupi Mäeküla Hollanderi kohale ja annan kuru 6 talle selle eest, kui Tõnu Prillup lubab oma seaduslikul naisel Maril külastada õhtuti Mäeküla Häärberit ja jääda ööseks, selleks, et härral oleks hääuni ja soe voodi. Vahest tuleks ta koha linna poissmehe korterisse. Kontraht kehtib, kuniks Tõnu Prillupi naine teeb Mäeküla mõisahärrale rõõmu. Allkirjad on autentsed, Ulrich von Kremer ja Tõnu Prillup, kes on siis ka 3 risti omakäeliselt siia pannud. Ja austatud kohus, et pange tähele, et sellise kohtu istungi tarbeks on nüüd vaja nüüd sellist lepingut uurida, et see on täiesti ennenägematu, aga eks kohus teeb loomulikult oma otsuse, aga see rõõmupakkumise leping on tõesti naeruväärne. Kohus võtab vastu praegu pärast mõtle, mis sa teeb sellega. Palun arvestada seda tõendina. Lugupeetud prokurör, kas on mingid ettepanekuid ka praegu? Me leppisime kokku, et piiratud ulatus uurime tõendeid. Kas on ettepanekuid isikuliste tõendite uurimise osas? Jaa, arvestades seda, et tänasele istungile on kohale ilmunud ka kannatanu Mari Prillup, siis prokurör palub kuulata Mari Prillupi üle kannatanuna ja arvestada tema poolt öeldut. Ja ma palun siis kaitsja ja süüdistatavate poole pealt viisakat, diskreetset suhtumist. Aitäh. Ja austatud kohus, loomulikult me oleme viisakad, aga kuna Mari ei tahtnud täna kohtusse alguses ilmudagi, siis me ei ole kindlad, kas kannatanu üldse soovibki neid ütlusi anda. Kannatanu, milline on teie seisukoht? Kas te olete nõus täna kohtus ütlusi andma? Ikka jah. Siis olge hea, palun teid siia täiesti reaalsesse Vilde-tooli muide. Mari Prillup, mul on teile üks väike jutt ka. Kohus hoiatab teid valeütluste andmise eest ja ütleb teile, et valeütlused muudavad maailma veel hullemaks, kui ta praegu on. On see aru saada? Selge. Nii, aga prokurör, teie küsimused kannatanule. Suur tänu, austatud kohus.
proua Mari Prillup, palun öelge, millal ja miks te abiellusite Tõnu Prillupiga? Ma olin äsja 19 täis saanud ja leeris ära käinud, kui minu kallis õde Leenu suri. Ja Tõnu Prillup ei saanud ise nende laste kasvatamisega hakkama, lastel oli ema vaja. Ja siis 4 nädalat peale Leenu surma meid laulati. Kui vana te olite? 19. Palun rääkige nüüd veidi sellest, kui te Mäeküla Häärberis koristustöödel käisite 2011 aasta suvel või 1900, oi vabandust, jah, 1911. Esimesel korral, kui ma sinna läksin, siis Firtin ütles, et härrat ei ole seal, sest kus me saame siis koristada, kui härra seal on. Ja mina pidin pesema aknad ära enne, kui härra jõuab. Ja mina hakkasin seal laulukest vilistama, seepärast, et ma olin ju seal üksi ja ma ei teadnud, et keegi majas on. Peale majaproua, maja perenaise ja järsku oli härra seal minu juures. Selja taga seisis, ma olin ehmunud, sellepärast, et ma arvasin, ma olen üksi. Ja härra hakkas siis esiti minuga rääkima midagi, ta küsis Tõnu kohta ja küsis minu kohta ja Leenu kohta ja laste ja meie elu kohta. Ja ma ei saanud ühtegi sõna suust, ma olin täitsa vait. Mul olid nii oma mõtted peas ja siis muidugi vastasin talle seda, mis härra teada tahtis. Ja ma ronisin siis redeli peale üles ja tegin, et ma hakkan neid ülemisi ruute pesema. Ronisin ikka päris kõrgele, nii et härra isegi ütles, et ärge nüüd sealt alla kukkuge, et äkki murrate kaela ära. Mina ütlesin siis, et ja kui ma murran kaela ära, kui ära suren, et kellel siis sellest miskit on, härral või? Ja mul oli pea nii kõrgel vastu lage ja härra seisis seal ja ma tundsin, et tema pilk nagu vaatas minu poole, et vaatas pasteldest alates mööda jalgu ja mööda selga ja isegi pea nupu peale vaatas. Ja pärast läks ära, mina kartsin, et ma olin nii kõrgele roninud, et äkki kukungi sealt alla. Kuidas te tundsite sel hetkel, kui Kreemer teid vaatas? No ei olnud see mugav, muidugi ta just kui mõtlesin, et kas härral midagi on mulle ütelda, et ma pean teisiti pesema, ootasin, et mida ta ütleb mulle, et miks ta nõnda vaatab mind. Ja ebamugavust tundsin, jah. Selgitage palun järgmist korda, kui te Häärberis koristustöid tegite. Teisel korral ma olin seal magamiskambris ja seal oli hirmus palav päev, mul oli undruk oli üles keritud, nii et sääremarjad olid paljad ja kõik käised olid üles keeratud ja krae oli lahti. Ma niimoodi leemendasin higist, kõik oli märg, mul pea oli isegi märg ja ma pesin seal põrandaid, mitte aknaid, vaid põrandaid selle nuustikuga. Ja järsku tuli härra minu juurde ja võttis mul nõnda siit niimoodi kaela nagu lõualottist kinni. Ja mina aiatasin esiti ja siis nagu ei lasknud lahti, vaid ta hoidis niiviisi kinni ja nagu näpuga niimoodi kuidagi vajutas. Ja ma hakkasin naerma millegi pärast, sellepärast, et mul oli nii ebamugav. Ja ma vaatasin härrat ja mõtlesin, et mis ta nüüd siis ütli mulle. Ja tema kohkus järsku
ja pages ruttu minema. nii, kas see oli teie jaoks alandav? Muidugi mul nägu oli täitsa punane peas. Öelge palun, kui see, mis härra teile tegi oma puudutusega, tundus ebamugav ja alandav, miks te siis ikkagi naeratasite? Ma tihti naeratan, kui ma ebamugavust tunnen, siis on inimestel nagu lihtsam, et ei pea minuga rääkima, tundub, et kõik hästi. Ja ma ei ole ju mitte keegi, ma ei oleks ju saanud mitte midagi härrale ütelda. Mis ma siis ütlen härrale? Ma ei oleks ju saanud härrale ütelda, et minge minema, ma teen tööd. Või et viskan teda kaltsuga või. Ei saa ju nõnda teha, sest minusugune ei saa ju härrale midagi öelda. Ja mis ma siis ütelda saan? Muud midagi, kui lihtsalt naeratada. Ja oodata, et ehk see ongi vastus. Aitäh, Mari Prillup, aga öelge palun, miks te olite nõus hakkama Ulrich von Kremeri armukeseks? Kas keegi siis minu käest küsis, et kas mina tahan olla kellegi armuke? Tõnu, siis kui esimest korda Tõnu tuli selle jutuga, et on niisugune mõte, mul olid kartulikoored käes ja ma viskasin talle need näkku. Ja mul oli niisugune valu südames, mul oli nii häbi. Ma mõtlesin, et kas ta üldse ei hooli minust või kas ta lastest üldse ei hooli või. Ja ma ütlen selge sõnaga mitu korda ei. Mina ei tahtnud ise hakata mitte kuidagi härrale armukeseks. See oli kevade kuu, kui Tõnu minult esimene kord küsis. Ja terve suvi, kõik need kuid tema käis ja küsis ja kuni septembrini välja. Ja mina alati ütlen ei. Ja ma pakkusin isegi teist varianti, ütlesin, et lähme linna ära. Sellepärast, et Tõnu ütles mulle, et härra tahab meil siit minema visata, meil pole siis kuski olla. Mina ütlesin, et ei ole nii, sellepärast, et härral pole niisugust nägugi peas, et ta kedagi tahab visata välja. Ja siis Tõnu ütle mulle, et ma olen pirtsakas. Et mina olen nii valiv, et mina ei taha minna härra juurde tütrikuks ja see oli minu jaoks nagu südames päris valus, et Tõnu nõnda mõtles. Ja siis jäi Tõnu haigeks ja minu meelest Tõnu läks hulluks natukene. Seepärast, et ta hakkas öösiti sonima ja keset öid kogu aeg midagi ta sonis. Ja ma mäletan, et ükskord ta tuli ja tal oli malakas käes ja ta tahtis mind isegi lüüa, aga õnneks olid lapsed seal ja koer. Ja ta seda ei teinud, aga ükskord ta jäi päris haigeks. Me pidime siis mitu päeva koos lastega tema asemel kõiki tööd ja toimetusi tegema ja ma hoolitsesin tema eest. Ja siis ta veel ütles mulle, Mari, sinu tõttu me jääme kõigest ilma, me jääme sellest kohast ilma, meid tõstetakse ei tea kuhu. Ja ma vaatasin seda Tõnu, kes seal oigas ja sonis endal kõrge palavik. Siis tahtsin hirmsasti ära minna, aga ma ei saanud ju ära minna. Ma vaatasin siis lapsi, kes magasid ja mõtlesin, kuidas ma nad siia üksinda jätan. Ma ei saa põgeneda ja linna minna. Kartsin, et kui ma ära lähen, siis äkki Tõnu oli nii raskesti haige ja nii hullu juttu ajas, arvasin, et äkki sureb ära. Ja mõtlesin, et siis jäävad lapsi täitsa üksi ja ma läksin siis härra juurde mõisa ja ütlesin, et olen nõus. Kas on veel küsimusi? Jaa. Proua Prillup, te olete esitanud ka tsiviilhagi. Öelge palun, kas te jääte oma tsiviilhagi nõude juurde ja kui, siis miks? Mina arvan, et härra peab
peab tundma vastutust Tõnu Prillupi perekonna ees ja tema laste käekäigu ees. Ja kui mina läksin linna, ma võtsin Anni ühes ja Anni on koos minuga linnas kasvanud ja tema on väga tark tüdruk. Ja mina olen teda koolitanud ja teda õpetanud ja kõik raha, mis ma olen teeninud sellest, osa olen saatnud metsa, sellepärast Juku kasvab seal ja Jukule riided ja jalatsid ja kõik asjad, aga Juku linna ei taha tulla. Ja mina tahan, et Annil oleks linnas parem. Mina olen kas või varblane edasi ja võin olla kus iganes, aga Annil võiks olla parem põli. Ja Anni on piisavalt tark selle jaoks ja tal oleks seda korterit vaja. Ja Juku, tema tahab olla maal ja ta on väga tubli ja tragi poiss ja talle tulevad igasugu maatööd väga hästi välja ja sellepärast saaks tema olla Kuru Jaaniga koos mõisas ja seal asju teha, mis vaja. Suur tänu. Ja aitäh. Austatud kohus, ma tahaksin näidata kannatanule seda lepingut, mis ma andsin teile üle, et selle kohta üks küsimus esitada. Nii. Raske südamega annan tagasi. Suur tänu. Mari Prillup, öelge palun, kas te olete näinud seda paberit enne? Ja kus te seda olete näinud? Te võite natuke ennast koguda, kiiret meil ei ole. Ma nägin lauasahtlis seda. Kus kohas lauasahtlis te seda nägite? Kas Tõnu lauasahtlis äkki nägin seda? Kas äkki või ka tegelikult? Tegelikult oligi ja verest mulle näidati seda üks. Ja. Aitäh, austatud kirjanduskohtunikud. Ma saadan ka teile siia ringi käima ja vaatamiseks, et te näeksite, millise küsimusega meil täna siin on tegemist ja võtaksite asja täie tõsidusega. Aitäh, austatud kohus. Mul ei ole rohkem kannatanule küsimusi. Nii. Kaitsja. Kas on kaitsjal küsimusi kannatanule? Jaa, aitäh. Ei taha ka mina kuidagi moodi kannatanule suuremat üleelamist siin kohtusaalis valmistada, aga siiski mõne küsimuse küsima pean. Kas Mari Prillup oskab kirjeldada, milliseid üleelamisi, selliseid hingelisi üleelamisi selle lepingu täitmine talle täpsemalt põhjustas? Ma võin veel täpsustada, et see leping pidi ju ainult rõõmu tooma. See on kaitsja subjektiivne hinnang. Selles lepingus ei ole mitte midagi öeldud selle kohta, kuidas see võiks rõõmu tuua Marile. See leping on 2 mehe vaheline leping, mis toob rõõmu ühele mehele ja teisele mehele. Kas Mari seda väljendas ka kuskil? Palun täpsustada küsimust. Kas Mari seda väljendas ka ühele või teisele mehele? Jaa, väljendasin Tõnule korduvalt. Ma mäletan isegi, kui Tõnu oli haigevoodis, siis tema sonis ainult ühest asjast, ainult kurust ja ainult piimadest. Mitte kordagi ei mõelnud ta, mis lastest saab ja mis minust saab. Kas Mari käis siis mõisas vastu tahtmist? Mari täitis mõisas lepingut, sest muud võimalust ei olnud. Kas Mariga käituti mõisas siis alandavalt või kuidagi solvavalt? Mis teie arvate? Mina ei saa kahjuks vastata, Mari saab vastata. Austatud kohus, ma palun see küsimus eemaldada, kuna ei ole selge, et mõis ei ole ju isik. Et kuidas mõista, et mõisas käituti, kes käitus,
alandavalt Mariga. Palun ümber formuleerida oma küsimus. Väga hästi, et kas Mäeküla mõisahärra, kes siin teie kõrval istub ja minu kõrval, Ulrich von Kreemer käitus kuidagi solvavalt või alandavalt? Tema härra käitus täpselt nii, nagu härrad käituvad. Ja see mõjus minule alandavalt ja solvavalt, jah. Siis on mul veel kohtule veel üks palve, et kuna siin vastaspool on toimiku üle andnud ja selles toimikus on ka pealt kuulatud vestlusi, siis tahaksin mina ühe küsimuse küsida, et veenduda, et kas meie kannatanu on ikka nii usaldusväärne, et kas ta nende sündmuste toimumise ajal ka kõike sedasi läbi elas ja tunnetas, nagu ta täna siin kirjeldab. Nii et kui kohus on nõus, siis selles toimikus leheküljel 125. Ma loodan, et see ei kesta üle minuti. Erinevalt vastaspoolest teen ma väga kiiresti ja loeksin paar rida. Selge, nõus. Siin on nimelt selline Tõnu Prillupi, kes siin istub, ja siis kannatanu Mari Prillupi vaheline vestlus, kus Mari on siis tulnud äsja mõisast ja Tõnu uurib Marilt, et mida sa seal siis kigaldad. Niisama, vastab Mari. Tõnu küsib, et kade jälle rääkima või? Ja Mari vastab, no naeran vanameest. Mari vaatas siis kõõrdi koorekirnu ja räägib edasi. Kurdab, et põuest sügeleb, kipitab ega hullu teamis. Küsisin näha, võtab põue lahti, näitab puutäi, üsna lilla ja bronnakas teine. Oodake, ma kisun ära. Kus tema? Mõlema käega vastu. Ei jumala pärast. Ma sõidan linna tohtri juurde ja sõidab. Mari kõverdus ja pühkis põske ja sõidabki teine päe linna tohtri juurde. Et kui küsimus sellest, et kuidas sai siis Mari nõnda rõõmsana kodus siis mõisas läbi elatud kirjeldada, kui see talle hingele nõnda palju valu tegi? Mind asi hirmsasti naerma, et härra läheb ühe väikse puugi pärast mõisa tohtri juurde. Mina olen metsast pärit ja mina ei karda loomi ega putukaid. Veel kaitseküsimusi? Ja viimane küsimus ongi selle kohta, et kui see Maril oli hea meel nii mõnegi asja pärast, siis kas Mari oskab selgitada, missuguseid kohustusi selle rõõmu tegemise all silmas peeti, mida mõisahärra Marilt mõisas ootas, mis Marile kannatusi põhjustus? Ega mina sellest küsimusest ausalt öeldes aru ei saa. No kõige olulisem on, et kannatanu saaks sellest aru. Kannatanu, ma näen, ei saa ka aru, et äkki kaitse formuleerib oma küsimuse veidi täpsemalt. Kaitse viitab siis veel korra kontraktile ja nimetab, et kontraktis räägitakse rõõmu tegemisest, et missugune rõõmu tegemine siis mõisahärra poolt kannatanule Marile siis nõnda alandavaks osutus. Teie peaksite teadma kui härrasmees, et mis härrasmehele rõõmu teeb. Täpselt seda pidi Mari tegema. Nii et mina saan siis teie eest sisustada selle rõõmu tegemise. Mõelge ja fantaseerige, mis on need teie rõõmu allikad. Aitäh, Kaitse. Aitäh. On see kõik? Nii, nüüd on võimalik nii Ulrich von Kreemeril kui ka Tõnu Prillupil küsida üks küsimus Marilt, kui neil on midagi küsida. Härra Kreemer, palun. Mul läks meelest ära see, mis ma tahtsin. Ma kuulasin huviga kõike seda. Teeme vahepeal niimoodi, et Prillup küsib, äkki tuleb meelde. On mingid küsimusi? Marile? Kas ma saan aru, et küsimusi ei ole? On küll. Palun. On küll üks küsimus. Nii. Et vaata, kui sa seal neid aknaid pesid ja ma su käest neid küsimusi küsisin, et miks see sulle siis nagu imelik tundus, sest sa olid täitsa võõras inimene üleüldse
meie maade peal ja majapidamises ja ei olnud minule tutvustatud ega sa ei vastanud mulle ka eelmine kord, kui ma juhuslikult sind nägin teie selle majakese ees. Sa olid täiesti tumm, vaikisid, näitasid üles mingit uhkust, mis mulle mõnes mõttes isegi meeldis. Aga miks sa siis rääkima hakkasid nii lahedalt ja kenasti kõigest sellest? Mis see oli? Minu meelest ei tundnud sa mitte mingisugust ebamugavustunnet. Kas see on küsimus või teie seletus, härra Kreemer? See on küsimus oli see. Aga ei ole raske aru saada, et see on pikk küsimus. Küsimus on konkreetne. Palun kohtul juhtida sellele tähelepanu. Kohus juhib sellele tähelepanu, et võiks olla konkreetsem. Võiks olla konkreetsem. Okay. Nii, aga kas ma saan aru, et küsimus vastus lõppenud? Esiti ma, kui te esimest korda käisite, siis ma olin just metsast tulnud. Me olime ainult mõnda aega seal elanud. Ei teadnud mina, kuidas härraga rääkida. Ei osanud ühtegi sõna öelda, ei teadnud seda seisuse asja. Sain ainult aru, et ma ei ole keegi. Ja teine kord oli ma ju puhta üksi. Ja kui sa tuli juurde, siis ma pidin vastama sellepärast, et see on viisakas. Suur tänu. Mari Prill, aitäh teile. Ja vabandust, mul on tekkinud üks küsimus. Palun öelge, Mari Prillu, kas te olete loonud uue pere ja kas teil on ka lapsi? Minu lapsed on Anni ja Juku. Nemad on minu lapsed, kelle Leenu mulle jättis. Ja mina kavatsen nemad üles kasvatada. Nemad on minu kalli kadunud õe lapsed. Aga uut abikaasat? Ei, minul ei ole sellist uskumust või usaldust meessoosse. Kas te siis sellepärast ei usalda, mis juhtus teiega Mäeküla mõisas, Kreemeri ja teie kadunud abikaasaga? Ilmselt küll. Aitäh, mul ei ole rohkem küsimusi. Nii, asume kaitsja tõendite uurimise juurde. Millises järjekorras? Ja austatud kohus, aitäh, et ka meil on oma sõna sekka öelda ja minu kaitsealustel on ka soov anda ütlusi, et teeksime sellises järjekorras, et Ulrich von Kreemer alustab oma ütluste andmisega ja siis vaatame, kuidas me jätkata saame Tõnu Prillupiga. Härra Kreemer, väga mugav pildetool, palun. Nii. Sõna on kaitsel. Härra von Kreemer, mul on hea meel teid siin näha ja mul on kindlasti, ma arvan kindlasti, et peale Mari Prillupi ütlusi on teil kindlasti oma versioon juhtunust rääkida. Aga läheme selle lepingu juurde. Selle kontrakti juurde, mis sidus teid ja Mari Prillupit. Kas te oskate öelda, mis põhjustel siis see leping sõlmitud sai? Austatud kohus, sellist lepingut, mis on sidunud Kreemerit ja Mari Prillupit, ei eksisteeri. Ja juhin tähelepanu, et ristküsitluses kaitsja enda tõendiks olevat isikulist tunnistajat peaks küsitlema ilma, et ta annaks seda ette seletuse. Ma kõigest juhatasin meie vestlust sisse. Ei pea juhatama, palun küsige lihtsalt konkreetselt. Küsimusele ei antud mingit vastust ette. Ma palun jätkuvalt teid, siis härra Kreemer, selgitada, mis oli siis selle lepingu sisu, kuidas see sidus teid ja Mari Prillupit? See kõik, mis siin nüüd nagu räägitud on, see asetab mind sellisesse valgusesse, nagu ma oleksin mingi elupõline hoorajääger, kes muudkui aga tassib endale majapidamisse noori tüdrukuid, eks ole, teeb mingit sahker-mahker lepinguid, alandab neid mõisas, paneb ebamugavasse olukorda.
tõde seisneb selles, ma pean alustama pisut kaugemalt, on see, et mul ei ole elus olnud mitte ühtegi naist. Mul noores põlves peale on olnud naistega mingisugune probleem, nad tõmbavad küll ligi, aga niipea, kui peaks nagu astuma mingi sammu, mul tekib mingisugune austus, mingi hirm, mingi segane asi ja seetõttu mul on ainukesed nii-öelda nagu naisseiklused üleüldse elus olnud üliõpilaspõlves kunagi Tartus purjus peaga ükskord oli. Ja rohkem ei ole. Ja see tähendabki seda, et minu elu põhimõtteliselt ongi kulgenud ainult, ma olen väga armastanud loomi, oma vasikaid. Ma väga vabandan, aga liiga kaugel. Ei, ma pean rääkima, ei ole kaugel. See on väga, väga kiirve visiit minu ellu, mis selgitab momentaalselt ka ära ka selle lepingu. Ja ma olen tundnud ennast oma elus viimased 30 aastat erakordselt üksildasena. Ma olen üksi. Mul ei ole mitte kedagi. Ma käin oma sugulaste juures võib-olla seal nädalavahetustel külas, aga see ei paku mulle mitte midagi. Mul on maja valmis ehitamata, maja on külm, kõle. Ja eks selles vanuses mul ka süda jukerdab lakkamatult. Jättis lööke vahele, vererõhk oli üleval, mul oli täis depressioon kogu aeg, ma tundsin hirmu. Niipea, kui ma Marit nägin, mul hakkas süda normaalselt lööma. Mul vererõhk läks paika. Ma tundsin, mismoodi mul hingamine muutub normaalseks. Ja ega ma mitte midagi muud nii-öelda ei tahtnudki kui seda, et mul oleks keegi kassipoja asemel majas, kes jookseks ringi, vallatleks minuga, naeraks mu üle, keda ma saaks lõua alt sügada, ta nurru lööks. Mul olid põhimõtteliselt need soovid, et mul oleks seltsi, et mul oleks nagu kellelegi midagi nagu edasi öelda, sest selles vanuses hakkab must vanker hakkab lähemale tulema. Ja selleks, et see Mari, kes mulle meeletult muljet avaldas, et ma saaksin temaga lähemalt siis suhelda, et oleks minul nagu kodakondne minu mõisas. Ma pidin tegema Prillupiga selle lepingu ja miks ma tegin? Ma tegin lepingu sellepärast, et Mari tuli oma õe lapsi hoidma. Ta tuli lapsehoidjaks. Neil omavahel ei olnud mitte mingisugust sädet. Mitte mingisugust armastust ei olnud. Mari on 19, see on 40 päss. Noh, mis seal olla saab? Mitte midagi olnud. Abiellusid nad selle pärast, et külamutid vait jääks. Sellepärast, et see sotsiaalne klatš, kui üks noor naine elab teise mehe juures katuse all, eks ole, nii-öelda lapsehoidjana. See paneb selle asja sellisesse valgusesse ja ma pidin selle lepingu tegema sellisena, et oleks aumeeste värk. Et ma ei hakkaks kedagi nii-öelda nagu üle lööma või midagi. Mina tahtsin lihtsalt, et Mari tuleks minu juurde mõisas, oleks iga 2 nädala tagant 3 päeva. Niimoodi. Pilt selge. Nii, ja leping on aumeeste värk ja see, mismoodi Prillup Maril selle lepingu nõusoleku välja peksis, see on mulle uudis. Nii, Kaitse. Mari pole sellest sõnagi rääkinud. Kaitse, on veel küsimusi? Sellele süüdistusele otsa vaadates, kas teie olete Marit millekski sundinud? Ei, tema tuli ise minu juurde, tähendab, talle meeldis mõisas käia. Mõelge, kus ta tegelikult elas, eks ole, muld põranda peal, seal on käpuli peab põhimõtteliselt roomama toas ringi, et voodisse minna. Aga mõisas, laud põrandad, puhtaks pestud, kõik, aknad pestud, ta muide väga hästi pesi aknaid, palju paremini kui need teised. Aga miks ma tookord peale sattusin, oligi see, ta jõle kaua pesi neid. Pidi ammu olema lõpetamas. Nii, ja oota, ma tahan edasi rääkida. Ma küsin vahepeal ühe küsimuse, et kas Mari sai mõisas kingitusi? Loomulikult, esiteks oli see, et
kõige suurem kingitus oli see, ma õpetasin teda noa ja kahvliga sööma. Ta ei teadnud nendest aparaatidest varem mitte midagi. Ma õpetasin teda tantsima. Me tantsisime. Ma õpetasin talle tantsud kõik selgeks. Vantsi. Me tantsisime nagu hiired. Siis ma õpetasin teda näiteks kunsti nautima. Ma maalisin temast aktimaal, Afrodite peseb põrandat näiteks. Selline maal oli. Või siis Afrodite ujub piimavannis. Ta käis selles samas piimas vannis. Ta tahtis käia. Ma rääkisin talle, Marie Antoinette käis seal. Ma pean... Ja siis ta sai veel kingi. Vaadake, tal on need ilusad kingad, talle meeldis kohutavad. Ma pean veidi katkestama. No. Et minu meelest vastus antud ka teisele küsimusele. 3. küsimus. Just. Te olite mõisahärra, kas te kasutasite Mari suhtes oma mõjuvõimu ära? Kõik, kes mind tunnevad selles mõisas, tunnevad mind kui absoluutset tossikest. Mul ei ole mitte mingisugust võimu oma talupoegade üle. Näiteks see sama Kuru Jaan, keda siin soovitatakse nüüd mõisas midangit maatükki. Tema varastas mu poolpaljaks. Ma selle pärast peksin ta selle Ollendri koha pealt minema. Ta oli niisugune varganägu. Mina olen alati suhtunud inimestesse suure austusega. Näiteks, isegi siis tookord, kui ma käisin vaatamas, kuidas Mari lüpsis lehma ja ta selja tagant nisast tõmbas niimoodi mulle selja peale joa piima. Ma ei teinud selle peale teist nägugi ausalt öeldes. Mul oli see isegi mõnus, et minusse niimoodi suhtutakse, et ma olen nagu oma inimene. Kas kaitsjal on veel küsimusi? Mul on veel üks küsimus, mis on kindlasti väga oluline, et millelt nagu on prokurör mööda läinud. Mu küsimus on sellest, et kuidas nägi välja selle läbisaamise lõpp, kes selle lõpetas? Selle läbisaamise lõpuga on see kurb lugu, minu meelest on see lõpetamata. Sest ütleme niimoodi, mina armusin Marisse sellisel kujul ära ja mulle tundus, et võib-olla ta minusse nüüd nii armunud, ta vist ei olnudki ta. Talle meeldis lihtsalt minuga mängida, aga talle meeldis, et ma seal kuidagi niimoodi olen. Ja ma tegin talle ettepaneku, et ma võtan ta endale naiseks ja annan talle kõik need samad asjad, mis praegu siin on nii-öelda nagu nõudmistesse pandud, et pool mõisa ja ma ei tea, mis asjad veel, kõik ja linnakorter ja sellepärast, et teate, ma ütlen veel kord, ta oli mulle nagu arst, tõesti, ta tegi mind terveks, ta pani mulle, käskis mind paljalt jõkke joosta ja pani kaanid külge ja siis jälle paljalt tagasi, ta oli ise hirnus ja naeris selle peale kui kurat. Talle see kõik meeldis. Siis ta oli mulle veel sooja vee pudeli eest. Talvel on, voodid on külmad, pannakse sooja vee, kuuma vee pudeli, need jahtuvad ära, aga vaat tema ei jahtunud mitte kunagi ära. Tähendab, selles mõttes oli voodi sooja kogu aeg, jah. Aga mis puudutab, siin on olnud küsimused selle koha pealt, et kas siin on olnud sugulist läbikäimist. Teate, mina olen usklik inimene ja mina teen nii, nagu meie pastor on öelnud. Suguline läbikäimine tohib olla ainult siis, kui on plaanis soo jätkamine. Lõbu pärast seda asja ei tehta. Ja kui ka võib mõnikord ette tulla, siis tõeline džentelmen, tõe sõna on daami augu kaitsmise nimel nõus ennem ise võlla minema, kui siin suud paotama. Suur tänu. Kas on prokuröril küsimusi härra Kreemerile? Härra Kreemer, öelge palun, kui te siin ütlesite, et teie palusite Mari endale seaduslikuks abikaasaks, millal ja mil viisil see käis teie meelest? Eks see oli pärast seda, kui külm Prillup ära võttis. Ega siis ennem ei saanud seda teha, aumeeste asi ju. Ja siis ma pöördusin ta poole selles küsimuses. Te ei ole seda kunagi varem rääkinud, seda toimikus ei ole. Ei ole või? Miks te seda täna esimest korda siin kohtus räägite? Aga vaadake, seal toimiku lõpus on kõik see kirjas.
Seda toimikut ma siin praegu just vaatan. Teate, Kas te peate see siin... mees, kelle tool see siin on, ta kirjutas igasuguseid kuulujutte sinna ja ta pooled asjad unustas ära ja pooled asjad ta mõtles välja. Aga võt, mina tean täpsemalt, mis juhtus. Nii. Ja, austatud kohus, toimiku leheküljel 178 on pealtkuulamise protokoll Mari ja Kreemeri jutuajamisest peale Tõnu Prillupi surma. Ja siin ei ole midagi muud nende kahe kõnes kui see, et härra Kreemer teeb taaskord ettepaneku Marile pakkuda endale rõõmu, mille eest oleks ta valmis siis kuldset põli pakkuma. Aga ei sõnagi sellest, et Mari võiks saada tema seaduslikuks naiseks. Nii et ma leian, et härra Kreemer, te valetate kohtule. Ma pean seda sõnastust seal üle vaatama. Edasi on küsimus Marile. Kas Mari soovib midagi küsida Kreemerit? Üks küsimus ei. Härra Prillup, on küsimusi Kreemerile? Ei ole. Nii, lugupeetud kaitsja, ma kujutan ette, et me võime öelda, et härra Kreemer võib istuda Siia edasi. oma kohale ja kutsume siia Prillupi, jah? Tõnu Prillup, palun. Valetab muidugi. Nii, kaitse küsimusi. Ja aitäh, austatud kohus. Tõnu Prillup on täna kõige närvilisem inimene siin saalis, et millest see teie selline hoiak tingitud on? Millest teie ebakindel hoiak tingitud on? Ma ei ole nii suures toas olnud. Ja see esiteks ja teiseks ikkagi nii suured härrad ümberringi, mis mina vaene mees. Kui kohus teie käest enne küsis süü kohta, siis te ütlesite, et olete siga. Miks te nii kohtule vastasite? Sest nii ütlesin ma ka mõisahärrale. Ma nimelt käisin mitu korda mõisahärra juures rääkimas, et äkki lõpetaks selle lepingu nüüd ära, et äkki saaks ilma hakkama. Aga mõisahärra siis jälle ütles, et tema siis võtab piimad ära ja kus me siis vaesed inimesed oleksid pidanud minema. Ei olnud kuskile minna. Te olete kuulnud täna sellest lepingust? Ja. Kuidas teie selle lepingu sõlmimise sisu selgitate? Eks ma olin selle Prillupi koha eest ka mõisaäärele võlgu mitme kuu rendi juba ja kui ma järjekordselt läksin ajapikendust küsima, et ikka äkki armuline härra annaks veel ajapikendust juurde, siis tema tegi mulle sellise ettepaneku, et mis oleks, kui unustame võla ära, ja annaks Mäeküla piimad ka ja kuru kuuendiku minu kätte, kui aga minu Mari hakkaks aga tema juures käima. Esiti see tegi mulle kõvasti nalja. Mõtlesin, et mõisahärra ajab ikka väga lora juttu ja mugistasin oma ette naerda, et kui mõisast koju läksin, siis et kui oleks keegi vastu tulnud, oleks kohe naljalugu rääkinud talle ka. Aga igal asjal on kaks nägu ja tahtsin ikkagi, et meie elujärg ikkagi paraneks ja saaksime ka heal elujärjele, sest ega Kurujaan käis ju ikkagi mööda küla ringi nina püsti ja tema oli rikas mees ja rääkis, et tema hakkab endale mõisa ostma ja kui mõisahärra juba sellise ettepaneku tegi, eks siis hakkas
nagu mõte hakkas peas ka liikuma, et mis oleks, kui saaks ka nii palju raha kõrvale panna nende piimadega, et saaks kuskile jala oma maa peale maha panna. Ja eks ma siis rääkisin Marile, et naljalugu, et mis oleks, kui... Aga Mari ütles aina ei ja ma juba läksin mitu korda, käisin mõisas ka, aga ei julgenud sisse minna, et mõisaarale öelda, et Mari ikka nõus ei ole. Aga kes selle nõusoleku otsustas siis? Ja üks päev Mari ütles mulle, et mingu ma lepingule järgi. Nii, veel küsimusi? Mida Mari siis teinud oli siis selleks, et lepingule järgi minna? Mari käis ise mõisas. Selle peale ma olin ka, tuli vihane olin, et ikka minu selja taga, et oleks siis, et minuga kokku räägitud see asi oleks ja minu, aga niimoodi selja taga minna mõisa ja see asi mõisahärraga omavahel kokku leppida ja siis mulle öeldi, et mingu ma lihtsalt kontraktile järgi. Kas Mari kurtis teile mõisas toimunu üle? Ma mitu korda ütlesin talle, et äkki täna õhtul enam ei läheks. Aga Mari ütles, et tema peab minema kontrakti täitma. Ja siis ta ükskord lõi mulle rusikaga näkku. Miks pärast? Kui mina tulin linnast piima ja võid müümast ja tema oli juba ennast ilusti riidesse pannud ja hakkas sättima ja ikka mõisa minekuks ja mina ütlesin, et täna ei lähe küll kuskile, ilbud maha ja siis ta lõi mind selle peale, et ma käskisin tal koju jääda. Ja Mari lõi mind rusikaga näkku ja ütles, et tema läheb lepingut täitma. Aga miks te selle lepingu osas ja Mari mõisas käimise osas ümber mõtlesite? See ongi see sama, et igal asjal on kaks palet, et kumma otsa parasjagu vaatad. Et ühelt poolt, jah, saime piimad ja hakkas natuke rahagi rohkem olema, aga teiselt poolt hakkasin ma ikkagi Marit natuke nagu teistmoodi ka vaatama, et ega alguses, kui ta meile tuli lapsi hoidma ja 4 kuud pärast minu abikaasa surma, siis ei osanud nagu midagi arvata, oli nagu 3 last kodus, aga ühtäkki hakkasin vaatama, et Mari ikka päris kena naine on. Et minu oma vana Leenu, tema oli selline, kes sõimas kõiki ja kirus kogu aeg, et puunotti ka maas sõimas. Et tüütu oli küll, aga marjusin ära ja lapsed ka kartsid Leenut. Aga Marit nad armastasid ja Mariga neile meeldis olla. Kaitsal veel küsimusi? Kas te seda ka mäletate, miks te ära surite? Ei. Aitäh! Suur tänu! Kas on prokuröril küsimusi? Ja, suur tänu, austatud kohus. Härra Prillup, te siin rääkisite, et kuidas te paaril korral, kui juba leping oli sõlmitud, Marile ütlesite, et ärgu ta mõisa täna mingu. Kirjeldage palun, mis oleks saanud, juhtunud, kui Mari ei oleks lepingu kehtivuse ajal Mõisaküla Häärberisse enam läinud või Mäeküla Häärberisse, vabandust? Esiti poleks vast midagi juhtunud, aga eks mingi aja pärast oleks kindlasti mõisahärra kuru meilt käest ära võtnud, piimad kelle teisele andnud. Ja mis oleks lastest saanud? Ei teagi, kuhu oleks pidanud siis minema Prillupile tagasi, sinna muld põranda peale. Sellega ma arvan ka ei oleks mõisahärra nõus olnud. Mõisahärra oleks üldse oma maade pealt meid minema ajanud. Nii, ma saan aru, et prokuröril pole küsimusi. Mari Prillupil on küsimusi Tõnu Prillupil. Kas sul häbi ei ole? Kas sul häbi ei ole? On küll. Minu ees ja oma laste ees ja minu õe Leenu ees. Koos kuulis vastus kõlas, on küll. Nii, aga kas härra Kreemeril on küsimusi?
Tõnu Prillupile? Mul ei ole küsimusi, mul on paar selgitust sinna lauda. Ma vaatan kella, 10 sekundit. Mis? 10 sekundit. Mul ei ole Prillupile küsimust. Aga... Tohin? Sinna? Ei. 10 sekundit juba läbi. 10 sekundit hakkab siis, kui ma hakkan seda tegema. Nii. Siin on selline asi, et te ütlesite, et ma olen valetaja. Aga leheküljel 178 ütleb Kreemer. Kas need on küsimused nüüd See ei ole. süüdistatavale? See on selgitus. Kas 10 sekundit. Kadus. 8. Aga mõtle ometi järele. Pea ometi natuke aru. Kas sa siis tõesti mind sugugi, ja siis on 2 kriipsu. Vaadake, kuna mina ei ole naistega suhtlemises osav, ma ei oska abielu ettepanekut teha, siis mul jäid sõnad jooksid kinni, aga ma tegin seda žestide keeles. Mõtle ometi järel, kas sa siis tõesti ei taha mind, Nii. Pilt selge. See ettepanek tehti. Kohtul pole pääsu, ta lõpetab kohtuliku uurimise ja avab kohtuvaidlused. Ja kõigepealt, nii nagu kombeks on, anname sõna umbes 5 minutit. Lugupeetud süüdistajale. aitäh, austatud kohus. Lugupeetud kirjanduskohtunikud. Pean teie ees piiputama ühte väikest raamatut. See on Eesti Vabariigi põhiseadus. Ja siin on üks väga lühike paragrahv 17. Kellegi au ega head nime ei tohi teotada. Ma võiksin selle väikese lausega oma kõne lõpetada. Kahjuks meie ühiskonnas ei ole nii, et kõik inimesed ühtemoodi mõistaksid põhiseaduse lauseid või saaksid aru, mis tähendab hea nimi, mis tähendab väärikus. Sageli me kohtume sellise arusaamaga, nagu täna siin kaitsja tahtis ka kohe alguses toonitada, et väärikus on see, kuidas mehed mõtlevad naiste üle. Meile tahetakse jätta muljet, et Mari Prillup ei ole ohver. Mari Prillup ei ole mitte millegi üle kannatanud ja tema väärikust ei ole alandanud see, et mehed tema peale kokku leppisid. Meile tahetakse jätta muljet, et Mari läks ju ometigi vabatahtlikult, koputas ise Mäeküla Häärperi uksele ja läks sinna sisse. Ei, paragrahv, milles mina neid mehi süüdistan, on ette nähtud süüteos, mis on toime pandud, lõpuni viidud, kui on inimest painutatud, tema tahet on murtud ja selle läbi ta läheb siis ja teeb seda, mida temalt oodatakse. See paragrahv ei ole mõeldud nii, et jah, võetakse käest kinni ja lükatakse uksest sisse. Need mehed on inimkaubanduse süüteo toime pannud ja kõige kurvem on see, et nad ise sellest aru ei saagi. Aga see on tavaline. Mida mina tahan teile ütelda, on see, et naise väärikus on tema südames, tema hinges, mitte tema kehas. Ja
Kahjuks kohtame liiga palju sageli ka kohtunikke, kes leiavad, et kui naine on intelligentne, kui ta on ilus, arukas, jumal hoidku, kui tal on ka veel huumorimeel, siis tema väärikust nagu ei olekski võimalik alandada, murda. Tema kannab ju kõik niikuinii välja. Austatud kohus, see ei ole nii. Jah, Mari Prillup on tugev naine. Ta on täna palju tugevam kui siis, kui ta 19-aastasena läks oma kadunud õe 2 last kasvatama. Mis on andnud Mari Prillupile tugevuse? Raamatud. Mari Prillup erines oma aja naistest selle poolest, et ta luges raamatuid. Võib-olla sellepärast oli temas see julgus ja oskus, et sõnade asemel lagistada naeru, sest sõnad tekitavad ju väga palju pahandust. Austatud kohus, ma ei palu teil neid mehi süüdi mõista, vaid ma annan teile selle võimaluse, nii nagu Eduard Vilde on jätnud lugejatele võimaluse otsustada, mis oli õige, mis on vale. Ma olen väga tänulik Eduard Vildele tema avalikus seletuses meile jäetud diskreetsuse eest. Aga ma arvan, et teil on see võimalus ühiskonna jaoks ja sellesama põhiseaduse paragrahv 17 jaoks need mehed süüdi mõista naise väärikuse alandamise eest. Aitäh teile! Suur tänu! Mari Prillup, järgmisena on teil, kui te soovite, umbes nii minuti jooksul võimalus oma kokkuvõttev seisukoht esitada. Minul on praegu kõige tähtsam Anni käekäik. Minu kalli Leenu tütre Anni käekäik, keda ma pean enda tütreks. Ja ma soovin kõige rohkem, et tema tunneks naiseks olemise tunnet mitte läbi mehe silmade, vaid läbi armastuse tundmise oma südames. Suur tänu! Järgnevalt on meil sõna kaitsjal. Ja aitäh! Ma alustan oma pöördumist kohtu poole nende 2 mehe vahelt. Need mehed ei ole kurjategijad ja ma arvan, et ka Vilde ei ole meile oma sõnumit jätnud sel põhjusel, et me kedagi neist tegelastest süüdi mõistaksime. Ometi on üks tegelane neist täna kohtu ees ennast nimetanud seaks, mis näitab, et ta ise on eetiliselt tauninud seda, mida ta on toime pannud ja kuidas ta oma naisega on ümber käinud. Kui ma vaatan teist härrasmeest, siis ma ei näe temast samuti kurjategijat. Ma näen temas üksikut hinge, kes lihtsalt lahutas oma meelt ühe kena noore naisterahvaga. Ja sellest tulenevalt ma võtsingi julguse avakõnes rääkida sellest, et miks mitte käsitleda nende 3 inimese vahelist suhet armukolmnurgana. Ehk siis nendest üks hakkas armastama lihtsalt liiga hilja, sellest sündis omamoodi tragöödia ja see tähendas tegelikult lõppu ka teisele suhtele. Me näeme selles loos palju sellist, mis tegelikult ei heida aru saama naisele kui objektile, kui asjale. Me näeme siin seda, et Maril
on olnud kogu aeg valikuvabadus. Mari on saanud teha otsuseid nii mõisa mineku osas kui mõisast äratulek osas. Keegi pole saanud seda keelata. Seega ei saa ka rääkida sellest, et Mari oma seisundi tõttu oli niivõrd haavatav, et ta oleks vajanud kellegi poolt lisakaitset. Kas me räägime Kreemeri puhul esimese öö õiguse aktiivsest teostajast? Ei, tegelikult selleks ajaks olid need ajad juba ka mööda läinud, aga kindlasti Kreemer ei esindanud seda tüüpi, kes oleks siis enda mõisas kõik naised järjepanu ette võtnud ja neid objektistanud. Aga ometi me oleme tulnud 100 aastat edasi, me räägime tänasel päeval väga palju seksuaalsest ahistamisest ja inimkaubandusest ja loomulikult on väga headeks sihtmärkideks just need 2 tegelast, kes võib-olla ei anna täpselt aru, mida nad teevad. Aga ma arvan, et oluline on siis vaadata Mari poole ja hinnata Mari tegevust. Mari, kes oli oma aja kohta kindlasti väga arenenud naine, väga teadlik naine, kes võis samaaegselt lugeda 3 raamatut korraga, kes oli intelligentne, kes tegelikult tahtiski elus jõuda haljamale oksale, kelle mees talle sellise võimaluse pakkus. Ja see kõik toimus tegelikult ju vabal tahtel. Ei mingit sundust, ei mingit alandust. Ja ma arvan, et siin tuleb ka mõelda sellele, et milline on ühiskonnas see selline keskmine taluvuspiir, et millal me peaksime koputama kellegi uksele ja andma märku sellest, et nende suhtemustrid on täiesti valed. Ja keegi neist on kannatanu positsioonis. Et ma arvan, et kindlasti sellel juhtumil neid tunnuseid ei ole. Ma arvan, et me ei peaks nende tegelaste eraellu kuidagi sekkuma. Nad on suutnud oma suhted ära lahendada, nad on tundnud südametunnistuse piinu, nad on tundnud kahetsust. Mõni neist on isegi selle kahetsuse kätte ära surnud. Et see kõik annab tunnistust sellest, et see ei ole mingi muster, millest me peaksime täna tegema mingi hoiatava näite, vaid pidama au seest seda, et nii tugev naine, nagu on olnud Mari Prillup, on teinud otsused enda eest ise ja ongi võidelnud kätte selle positsiooni, mille ta on endale selle loo lõpus eesmärgiks seadnud. Mitte olla kanaarilinnuks, vaid varblaseks linnas. Ja ma arvan, et see eesmärk on meie tegelase poolt ideaalselt täidetud. Nii et austatud kirjanduskohtunikud, ärge tulge täna nende kirjandustegelaste kallale ja ärge mõistke neid hukka. Võib-olla tõepoolest võiks veidike silma kortsutada ja öelda, et nad ei olnud eetiliselt kõige targemad ja me võiksime olla uhked tänasel päeval, et me oleme astunud võib-olla pikema sammu edasi ja nad on jäänud natuke maha meist, aga nad ei ole ikkagi sellised tegelased, kes vajaksid sellist riigipoolset reageeringut, nii et ma palun siis kirjanduskohtul ikkagi olla avatud südamega ja mõista need 2 tegelast õigeks. Aitäh! Küll see kaitsjatöö on ikka raske. Olemegi jõudnud peaaegu lõpule, aga peaaegu. Kohtus lõpeb kõik enne otsust viimase sõnaga. Alustame seekord härra Prillupist. Väga lühidalt, mida tahab härra Prillup lõpuks öelda? Nagu ma enne ütlesin, olin suur siga ja Mari, anna andeks. Aga kui mult enne küsiti, et kuidas ma surin, siis ei tea, üks hetk olin surnud, aga ma mäletan seda, mis enne surma oli. Ma tulin linnast, oli väga külm ja miks ma ei jäänud ööseks ühtegi kõrtsi, mis tee peale jäi, vaid läksin kiiresti, tahtsin jõuda kiiresti koju, et öelda Marile, et lõpetame selle lepingu ja lähme Kurult, lähme Mäekülast kuradile. Et
tulen sinuga linna või ükskõik kuhu, aga lõpetame selle kõik ära. Aitäh. Jah, aitäh. Nii, härra Kreemer, palun. Viimane sõna. Tegelikult Prillup jõi ikkagi ennast surnuks. Kuna siin on soovitud, et ma annaksin selle Mäeküla mõisa ja seal üht-teist veel lastele, siis kuna mul endal järeltulijaid ei ole, siis mul ei ole midagi selle vastu, aga sellega on sama lugu nagu see Itaalias mingi 1 euroga selle villa ostmine tähendab, et see tuleb metsikult peale maksta, ma ei tea, kas te tahate seda. Teine asi on see, mis ma tahan sulle, Mari, öelda seda, et sa olid ikka mitu aastat seal juba mõisas, olid käinud ja siis, et oli üks seik, kui üks pull mind ründas, lõi mulle augu sisse sarvega ja teise hooga oleks ta mu ära tapnud. Ja sa nägid seda pealt ja kui ma oleksin olnud see siga, kes sind on alandanud ja halvasti suhtunud, kas sa siis oleksid sellele pullile selle toobri varrega pähe löönud, nii et see pull häbiga põgenes sealt? Mõtlesin. Ma oleksin jah, sellepärast, et... Sul oli pullist kahju või? Ei, sellepärast, et ma arvan, et ma päästaksin sellises olukorras ükskõik mis inimese. Ja veel ma tahtsin öelda, et see pakkumine, mis härra Kreemer minule tegi, seda ma vastu ei võtnud. Ja linnas töötasin ma end ise ülesse. Ja need rõivad minul siin on õmmeldud minu enese teenitud raha eest. Kahjuks peab kohus ütlema, et pärast viimast sõna mitte midagi kohtus ei toimu. Suur tänu. Me alustame nüüd otsuse tegemist ja nende 2 mehe saatus on teie kätes. Et ma saan aru, et teile anti punased ja rohelised. Kõigepealt võtame ette härra Kreemer, kes on seda meelt, et Kreemer on süüdi, palun tõstke punased. Kas keegi loeb? Me vaatame Mariga väga tähelepanelikult, kes ei tõsta punast lippu. Öeldi, kui loetud. Olemas. Nii, kes leiavad täiesti vastupidis, et ei mingi süü Kreemeri. Tõstke palun roheline. Seal võib-olla kõigil võib-olla ei ole rohelisi. Erapooletuks jääda ei saa. No need, kes on tõstnud rohelise, võivad lahkuda. On teil pilt ees? Nii, Tõnu Vill, punane lipid, kes leiab, et Tõnu Vill on süü. No mis nendest lugeda praktiliselt kõik ju. Inimestel on ju mõistus peas ja südamed rinnus. Korras. Nii, ja nüüd loomulikult rohelised, kes leiavad, et üldse mitte. Joi. Ma vaatan, et mõned tõstavad nii punast kui rohelist. Aga rohelist ikka vähem. Ja see suur tänu nendele, kes rohelist ei tõsta. Nii, on teil... Nii, kas ma võin küsida, kuidas on seis? Meil läheb edasi. Okei. Nii palju veel, kui kellelgi on soovi mahti mõne minuti pärast seda, kui lõpeb.
Paar juttu on omavahel, mis võimete teha. Kui kellelgi on arvamus. Aga kuulame enne ära. ja Mari, sa oled väga tubli täna. Suur tänu sulle. Karistust ei ole prokurör nõudnud, sellepärast et Prillupi puhul on näha seda, et teda ei paranda isegi haud. Ja Kreemerit ei paranda üldse mitte midagi. Temal on luuüdi sees see teadmine, et see, mis ta teeb, on õige. Sellepärast ei ole ma karistust küsinud, aga süüdi mõistmine on meie ühiskondliku väärikuse küsimus. Ja veel kord ma tänan kõiki neid, kes rohelist ei tõstnud. Aga ma jätsin kõik meelde, kes tõstsid. Mul on au anda ette lugupeetud vandekohtu arvamus. Kreemeri puhul süüdi 140 häält ja õigeks 39. Ja Prillupi puhul süüdi 121 ja õigeks 34. Kohus on oma hääle öelnud, rahvas oma hääle öelnud ja kuna prokurör siiski karistust ei küsi, ega kohus jääb ka väga peale käima.